No nii, tere tulemast, lugupeetavad panelistid, kus iganes maailmas te ei asu. Ja kuna meie vaatajad on täna noored inimesed, siis ma esimese küsimuse küsiksin taas kord klassikalise, traditsioonilise. Milline oli teie esimene kokkupuude rahaga, milline oli teie esimene teenistus? Triin, kui sa hea teed, palun otsa lahti. Ja, tere päevast. Minul oli selline huvitav töö, millega ma sain raha teenida kodus, oli tigude korjamine. Et mu vanemad ei viitsinud ise aiandusega väga aktiivselt tegeleda ja siis nad maksid mulle 1 kopika 1 teo pealt. Näiteks see oli minu esimene rahateenistus. Nii et sinu puhul see nii-öelda, kes kopikat ei korja, see rublat ei saa, ütlemine pidas täiesti nagu sõna otseses mõttes paika. Jah, oleks seda raha investeerinud, sellel ajal oleks veel paremini läinud. Katriin, milline, kui sa suudad meenutada ja tahad meenutada, oli sinu esimene teenistus ja kui suur see oli? Oi, ma suurust ei mäleta selle kroonides, aga minul oli modellina. Ma olin 4-aastane ja mängisin pere tütart. Ma isegi ei mäleta, kas see oli pildistamine või video aga sealt see sai, kuna ma nii-öelda alustasin modellina, siis ma pidin väga kiiresti aru saama, et kuidas oma rahaga käituda ja ma olin väga väike, et sealt see tuli. Ja Sten, milline oli sinu esimene sissetulek, sinu esimene kokkupuude rahaga, mis oli päris sinu oma? Ma käisin ühe koolivennaga koos, läksime Tartus arheoloogilistele väljakaevamistele suvel. Ja siis ügasime 3 päeva kaevata, kolvad lendasid vasakule paremale ja siis see loo puent oli see, et kui me läksime osundatud korterimajas korteri taha, kus pidi meile palk välja makstama, siis selle vastanud kunagi keegi. Ehk siis sissetulek oli täpselt 0, tehtud töö ei tasumata. Pärast seda ma olen olnud väga kehv töötada. Kena. Me räägime täna väga noorte inimestega rahast, kuidas seda teenida, kuidas seda ja kas seda investeerida. Katriin, te kõik 3 panelisti olete erakordselt edukad ettevõtjad ja teil läheb elus hästi. Katriin, kui sa peaksid soovitama midagi tänastele noortele inimestele, mis see on just nimelt rahalisega või nii-öelda oma raha elu planeerimisega seotult? Minu peamine põhimõte on see, et kui su sissetulekud suurenevad, siis su väljaminekud ei pea tingimata suurenema. Ehk siis see, et kui mu sissetulekud suurenevad, siis ma selle võrra investeerin näiteks rohkem, aga see ei tähenda, et ma nüüd lähen kohe ostan või ma ei tea, rendin endale kallima korteri. Et see aitab väga palju elus edasi, kui sa nii mõtled. See kõlab nagu teoreetiliselt õudselt hästi, aga praktiliselt on ilmselt üsna raskesti Katriin ellu viida. Mina olen seda proovinud terve elu ja kuidagi ei ole õnnestunud, et iga raha, mis kuidagi nagu ripakile jääb, see ka ära kulub ja minu nagu loogika on niisugune omamoodi ühendatud anumate oma, et kust nagu eest läheb ära, küll sinna siis nagu asemele tuleb. Et kuidas, Katriin, on sul õnnestunud vastu panna kiusatusele sissetulekute suurenedes väljaminekud mitte suurendada? No eks nad ikka suurenevad ka, kui oleneb lihtsalt, mida sa teed. Et näiteks ma nüüd elan Kopenhaagenis, loomulikult Kopenhaagenis korteri üürimine on väga palju kallim kui Tallinnas, mis ma üüri eest maksin, aga samas selle võrra ka sissetulekud suurenesid välismaale kolides. Et see on, ja samamoodi näiteks, kui sul on lapsed või sellised asjad ikkagi suurenevad, aga sa pead ka mõtlema selle peale, et näiteks need väljaminekud, mida sa teed, et isegi kui sa teed need väljaminekuid ja need suurenevad, äkki need ei ole otseselt, ei pruugi olla investeeringud, aga sa äkki investeerid, ma ei tea, oma hobidesse, et nendest hobidest teha endale töö või nagu selliseid võimalusi rohkem läbi mõelda oma asju ja teha näiteks kuu eelarveid ja kõiki selliseid asju, et natuke teadlikumalt teha oma otsuseid, mitte lihtsalt kulutada, sest palgapäev oli. No Sten, sul on kindlasti metsikult palju raha. Kuidas sina suudad, või võib-olla sa ei suuda panna vastu kiusatusele osta kohe uus iPhone, kuigi su eelmine töötab veel suurepäraselt? Mul ei olegi iPhone, aga see on suhteliselt naljakas, et mulle tundub, et rahast mõtlemine elu jooksul käib natuke nagu suurusjärku pidi, et kui sa oled koolis ja sul on 10 eurot, siis sa tahaks, et sul oleks 100 eurot ja kui sul on 100 eurot, siis tundub, et 1000 eurot on päris palju raha ja nii edasi. Ja see tegelikult see suurusjärkude teema jätkub, et kui sul mingil hetkel on 1 miljon või 10 miljonit, et siis sa mingil hetkel saab sellest nagu, et ma tahaks osta veel ühte asja,
aga mul ei ole selleks piisavalt raha, saab nagu see, et täiendav raha tegelikult tähendab täiendavat tööd, et sa pead hakkama sellega tegelema, sa pead välja mõtlema, kuidas seda nagu säilitada, kasvatada, kaitsta selle eest, et ära ei kaoks ja nii edasi. Ja ma ütleks, see asjade ihalemine või see, et mingisugune elementaarsete vajaduste katmine, et see on selline noortele inimeste lohutuseks, et see ilmselt läheb teil mõne aastaga üle, et kui sa teed nagu seda, mida sa armastad, siis hakkad palju rohkem hindama hoopis aega ja võib-olla niisugune aja ostmine raha eest, et võib-olla, et kui sa koristad kodu ise, et siis mingil hetkel sa saad palgata kellegi teise seda tegema või kas sa putitad oma, ma ei tea, jalgratast ise või viid selle jalgratta putitaja juurde, et see, et asjad, mis vabastavad sulle aega, et tegeleda sellega, mis sulle töiselt meeldib või oma perega või sõpradega olla või reisida või mida iganes teha. Et see on üks koht, kuhu ma ei nimetaks seda kulutamiseks, aga et nagu kuhu raha suunata, mida rohkem sa seda teed, seda õnnelikumat elu sa kokkuvõttes elad, et see asjade keskne värk on, ma arvan, õnneks ajutine. Triin, väga paljud inimesed, ma eeldan, noored inimesed unistavad sellisest situatsioonist, et nad teenivad endale nagu palju raha ja ühel hetkel nad ei pea enam mitte midagi tegema. Täiuslik elu on see, kus sa viskad nagu jalad seina peale ja lihtsalt oled, lihtsalt vegeteerid. No ma eeldan, et sina võiksid seda endale lubada, aga ometi sa ei tee seda. Miks? Jah, seda võiks teha, kui see tõesti oleks ideaalne elu minu silmis. Ma ei tea, igaühel, ma arvan, lõpuks sellest rullimisest selle diivani peal nagu saab siiber, et inimesel on ikkagi need vajadused on sellises püramiidis ja kui sul on kõik need alumised astmed on täidetud, et siis sa tahaksid ikkagi eneseteostusega ka tegeleda. Aga ma tahtsin sulle nõu anda, Mihkel, sa ütlesid, et sa ei tea, kuidas seda võimalik on saavutada, et raha otsa ei saa kogu aeg. Et pane eest ära lihtsalt, pane teise kohta, kus sa kätte ei saa seda. Anna, ma ei tea, naise kätte, sõbra kätte või pane kontole näiteks kuskile, kus sa pead 10 parooli meeles pidama, et sealt raha kätte saada. Et see on nagu väga lihtne selline soovitus kõigile, kellel tundub, et kuidagi ei õnnestu. Ja sa küsisid seda ka, et mis nõu ma annaks noortele või kuidas nagu noored saaksid täna midagi heaks enda tuleviku jaoks eriti hästi ära teha. Ma olen alati seda nõu andnud, et minge sinna tuppa või sinna ruumi või sinna ettevõttesse, kus on teist palju targemad inimesed. Lihtsalt pressige ennast sinna sisse, tehke ükskõik mida alguses ja te saate tegelikult oma potentsiaali seal alati suurendada, laiendada, paremaks ise saada. Ja kui te tunnete, et nüüd täna ma juba enam ei ole siin ruumis kõige rumalam ja ma olen teistest juba kergelt nagu üle, siis tasub uus ruum otsida endale. Triin, see oli väga hea soovitus, see raha kuhugi teise kohta panemine ja mul on sellest olnud ka isiklikus elus või tööelus olnud üsna palju abi. Ma mäletan, see oli üsna hiljuti, ma arvan, et umbes 5 aastat tagasi. Ma olin kogu aeg hädas sellega, et kui tuli see ettevõtte käibemaksu maksmise koht, märkasin, et mul ei ole raha, mille eest seda käibemaksu ära maksta, sellepärast, et ma olin selle ära kulutanud. Ma kujutasin ette, et see raha, mis mul ettevõtte kontol on, et see ongi see minu raha. Ja siis ma hakkasin tõesti seda tegema, et käibemaksu osa tõstin lihtsalt teisele kontole ja siis oli mul eest ära täpselt nagu soovitasid ja siis oli see käibemaksu raha mul olemas. Väga lihtne tarkus, mis vähemalt minu ellu jõudis siis, kui ma olin umbes 45 aastane. Katriin, räägime investeerimisest. Kui palju, kas, kuhu ja mida sa investeerid? Ma olen hetkel üsna turvaline ja üsna traditsiooniline, arvestades, mis maailmas toimub. Et hetkel ma investeerin indeksfondidesse ja ETF-idesse, aga mu investeerimisstrateegia tuleneb sellest, et ma elan Taanis ja siin on teistsugune maksusüsteem, et ma olen kõige maksuefektiivsema mudeli endale loonud. Sten, kui palju sina investeerid, kui suure osa sinu sissetulekust investeeringute pealt tagasi tulev raha on või moodustab ja et su küsimusele vastamine veel keerulisemaks muutuks, kas vastab tõele see, et kõige kõvemad investorid selle raha, mis nad investeeringud teenivad, panevad uuesti tagasi ja elavad alles siis sellest tagasi pandud investeeringult toodetud tuludest?
Siin täna on kõige rohkem vist räägitud börsiinvesteeringutest ja börsiaktsiate puhul on selline asi, et sa võid nagu suht suvalise hetke otsustada, et kas ostad või müüd seda. Et selles suhtes mina tegutsen natuke teistsuguses valdkonnas, kus kui keegi on juba börsile oma aktsiaid viinud, siis meie jaoks on natuke liiga hilja, et kui me oma sõbrad ametiga investeerime, siis me otsime kõige varasemaid tehnoloogiaettevõtteid. See tähendab seda, et kui me sinna investeerime, siis me ei näe oma raha 10 aastat, siis 10 aasta pärast näeme kas väga palju kordi oma raha tagasi või näeme nulli. Ja siis sellises investeerimises on hästi oluline, et sa ei saa teha ühte panust või kahte panust. Et selleks, et see matemaatika kokku jõuaks, et lõpptulemus oleks suurem kui see, mis sisse pandud sai, selle jaoks on vaja võtta oma aastas planeeritav investeeringute summa, jagada see mõne kümnega vähemalt. Et näiteks eelmine aasta me investeerisime umbes 100 ettevõttesse, millest 50 olid uued. Ehk siis võid ette kujutada iga nädal uus ettevõte, et selline hästi laiapõhjaline tööportfelliga ja siis need ettevõtted võtavad 5, 7, 10 aastat aega küpsemiseks. Ehk siis see, ma ei mõtle nagu sellel tasemel või et börsil saab mõelda nii, et või siin oli siin enne juttu, et kellelgi on passiivne sissetulek, iga kuu laekub mingi summa, et selles suhtes minu investeeringute portfell on nagu selline 10-aastane ja üsna hoolas planeerimine ja aeg-ajalt läheb valesti ka, et aeg-ajalt saab nagu valel hetkel raha otsa, et pole veel eelmine investeeringud väljutud ja on isu teha uusi. Et see on pigem selline üsna keeruline rahavoogude planeerimine, kus siis tuleb nagu üldiselt ma elamiseks kulutan väga väikse muud osa sellest kapitalist, mis nendes ettevõtetes tööl on, ehk siis nii palju kõrvale panna igal aastal ja siis on sellega nagu mõõdetud, et see on juba mõned aastad päris lihtne olnud. Triin, ma siin enne rääkisin ja ütle, kas see on hea mõte või ma peaksin enda rahalise tervise pärast ikkagi väga mures olema. Mina ei ole investeerinud aktsiatesse, mul ei ole aktsiaid, mul ei ole niisugust klassikalist, nagu kui investeerimist räägitakse, mul ei ole midagi. Ma investeerin tervisesse, ma investeerin elektrikitarridesse ja ma investeerin mälestustesse. Ehk ma siis nii palju, kui mul raha üle jääb, üritan nagu reisida. Kas ma peaksin neid aktsiaid ka veel lisaks üritama osta või saan ma oma nende 3 investeerimisvaldkonnaga ikka oma elu elatud? No see oleneb, mida sa soovid. Et kindlasti aktsiad ei ole ju ainuke koht, kuhu investeerida üldse peale nagu iseenda. Et see kõik sõltub sellest, et kuhu sa tahad, kas sa tahad jõuda rahaliselt vabaks, kas sa tahad, et see raha sulle ise kontole jookseb iga kuu või sa tahad selleks ikkagi tööd teha või oleneb, kas sa soovid seda. See on nagu üks asi ja teine asi on siis, et mõtle, et mis su riskitase on, et mis on su ajahorisont, nagu Sten mainis, et temal on raha läheb kontolt ära ja 10 aasta pärast võib-olla tuleb tagasi 10-kordselt, aga võib-olla ei tule üldse. Et see on nagu nii pikaajaline kui ka väga riskantne investeerimisvaldkond, kus tema on. Aga on võimalik ju palju vähem riskantselt asju ajada, et mina olen enda portfelli ka niimoodi üles ehitanud, et mul on erinevad varad, teevad erinevad tööd. Kui sa mõtled selliste fikseeritud intressiga võlakirjade peale, mis iga kvartal sulle raha peale kannavad, see võiks olla täiesti selline isiklik ATM-i lahendus. Teine sarnane asi on näiteks kinnisvara, mida sa välja rendid, et sa saad iga kuu renditasu. Kui sul seda raha niiviisi igakuiselt nagu tarvis ei ole sealt välja võtta, siis võid alati teha pikemaajalisi ja riskantsemaid otsuseid. Aga kuidas see üürituru on hästi huvitav? Paljud inimesed räägivad ja tuleb kinnisvara osta ja tuleb üürile anda. Kas see ei muutu jälle ühel hetkel minu uueks ametiks? Et mul ongi mingi 10 korterit Tallinnas ja siis ma pean jaurama ja jooksma ja parandama neid pagana mingit sandtehnilisi töid tegema. See muutub ühel hetkel minu uueks eluks. Kas seda riski ei või tekkida? Või ma peaksin siis jälle omakorda palkama mingi ettevõtte, mis tegeleb minu eest nende asjadega või kuidas sa kinnisvarasse investeerimisel soovitad käituda? Triin? Minul on nii 5-6 objekti praegu, mis on kõik välja renditud ja mul on ka selleks inimene, kes nendega tegeleb. Et loomulikult võib minna hästi, sa saad endale pikaajalise stabiilse rentniku, aga mul on juhtunud ka vastupidi, nii et ma saan rentniku, kes tuli mulle kasutades identiteedivargust ja lõhkus minu äsja valminud uue korteri maast laeni pilbasteks ja ma pidin sellega pärast tegelema, et selles mõttes see on natukene nagu loto ka, et kelle sa siin endale saad.
Nii et muidugi võib see juhtuda ka, et see muutubki ühel hetkel tööks hobi asemel. Katriin, anna noortele inimestele soovitus, kes mõtlevad, et nad tahavad ettevõtlusega tegelema hakata. Mis on kõige esimene, kõige tähtsam asi, mille peale nad mõtlema peavad? Ja teiseks, kuidas leida nagu hea, originaalne ja ka jätkusuutlik, kui niisugust moodsat väärtsõna kasutada lahendus või äriidee? Kust need äriideed võiksid tulla? Esimese küsimuse vastuseks, mida mina ise hetkel teen, on see, et leida õiged inimesed, kelle alla minna nii-öelda õppima. Et kui ma esimese ettevõtte asutasin, siis ma sain juba väga kiiresti aru, et ma tahaksin, et keegi oleks nii-öelda mentor, kes aitaks sellega ree peale saada. Ja siis, kui ma Taani tulin, siis ma ka oma tööd, ma töötab magaspalgatööl ka. Lisaks, et ma otsisin selle teadmisega, et kas ma leian sellise ülemuse, kes oleks mulle mentor ja kes pärast liikus tegelikult startup maailmas edasi, et nüüd on mul need kontaktid, et edasi liikuda ja ise ettevõtjana areneda, et selliseid kontakte on Eestis eriti lihtne saada, et seda ma kindlasti soovitaks. Ja teine küsimus, ununes ära. Äriideed, et kuidas leida head ajas vastupidavat äriideed? Ja see on, ütleme niimoodi, et mida nii-öelda rohkem spetsialistiks sa mingis kindlas sektoris saad, seda lihtsam on see, et sealt äriideed tulevad. Et kui sa natukene tead siit ja sealt, siis sa võib-olla ei suuda nii-öelda kasutaja perspektiivist aru saada, et mis seal need nii-öelda suurimad probleemid võivad olla. Aga kui sa juba natukene ennast mingis sektorisse, mis sind huvitab, et ennast sellega tuttavaks, siis sa hakkad paremini nägema neid probleeme, mida seal lahendada tuleb ja siis need tulevad juba väga kiiresti. Sten, sina puutud investorina kokku, nagu sa ka täna juba mainisid, väga paljude äriideedega. Ja ma eeldan, et suurematesse osadesse ettevõtetesse, kuhu sa võiksid investeerida, sa ei investeeri, aga mõnedesse sa ikkagi investeerid. Kuidas sina tunned ära hea äriidee ja kuidas sa soovitad noorel inimesel selle hea äriidee ära tunda? Sellises väga varases faasis, ega sa peale selle idee ja säravate silmade suurt midagi ei olegi. Ja siis selle idee, ma arvan, ideedest rääkimise kõige mõjusam viis on see, kui sa suudad kirjeldada sellist maailma, nagu sa tahaksid, see eksisteeriks. Ja siis juhtumisi see toode või teenus, mida sa ehitad, viib selle maailma suunas. Ja ma ei tea, kui võtta mingid kõige suuremad maailma ees praegu olevad probleemid, ma ei tea, kliimateemad või tervise, pikemalt elatud tervete aastate teema või et selliseid tulevik, et kui sa suudad kirjeldada maailma, kus näiteks ma ei tea, vesi on puhtam ja õhus on vähem süsinikku seotud ja selle tõttu maailma temperatuur väheneb, siis selle alla, kuidas sinna jõuda, on juba tohutult palju erinevaid võimalusi, et kes oskab selle peale teha mingi uudse masina, kes oskab mingi uudsema ärimudeli, kes oskab taaskasutada midagi. Ehk siis, et see maailma tulevikuvisioon on see, mis elevile ajab ja siis sealt edasi me vaatame tavaliselt seda, et kas see visioon ja kas see turg on piisavalt suur, seepärast, et väga suurel turul tegutsedes on võimalik teha ka väga palju eksisamme ja vigu ja ikka jõuda mingisuguse suure tulemuseni. Ja kas see probleem on piisavalt paljudel inimestel nii-öelda. Ja teine asi on selline, inglise keeles on see nimi founder market fit, et miks just see inimene, mis on see ebaõiglane eelis, miks just see inimene võiks selle probleemi lahendamisel olla edukam kui keegi teine. Ja siin võib-olla natuke on see, mida Katriin ütles, et kui sa töötad selles valdkonnas 10 aastat palgatööl ja siis otsustad, et sa näed seal nüüd ühtesid asja, mida sa tunned super hästi ja lähed seda oma ettevõttega lahendama, see on hea viis. Aga see ei pea olema nagu otseselt töökogemus, et kui on, ma arvan, Mihkel, kui keegi tuleb sulle rääkima, et ta tahaks uut bändi teha ja tahaks, et seda nõu annaks ja sa näed, et see inimene on kooli kõrvalt 10 aastat iga õhtul pilli mänginud, siis sa tõenäoliselt usud tema bändi rohkem kui see, kes ütles, et hakkab bändi tegema ja homme hakkab juba õppima. Et selline mingisugune tõestus, et see inimene selles valdkonnas võtab seda tõsiselt ja see on midagi rohkem kui lihtsalt töö või äriidee, vaid see on nagu tema isikuga sobiv kirg, mida ta läheb taga ajama. Ja Triin, sina ütleksid noorele inimesele, kes kaalub oma
ettevõtte rajamist, loomist, mida ta peaks silmas pidama, mida ta peaks kindlasti teadma, võib-olla milline on viga, mille sina omal ajal noore ettevõtjana tegid ja oleksid tahtnud tegemata jätta? Ma olen kõigega nõus, mis Sten ütles, et nii see product founder fit kui turg, kui siis ka probleem on kindlasti need põhiasjad, et mis peavad olemas olema. Aga ma lisaks siia ka selle tiimi, et minu meelest on alati hästi lahe on näide, et täiuslikust tiimist on A-rühm näiteks. Et kui sa võtad oma sõbrad, kellega seal on väga tore olla koos, aga teil kõikidel on sama mingi turundusharidus ja te olete koos kuskil ülikoolis selle ära õppinud, et te ei täienda üksteist nagu mitte millegagi tegelikult. Aga kui sa võtad hästi erinevad inimesed, kellel on väga valdkonnad, sa suudad nagu kõik valdkonnad ära katta nendega, aga samal ajal teil on sarnased väärtused ja sarnased eesmärgid, et see on see koht, kus on see sweet spot, et kindlasti leia kaaslased, kes on teistsugused kui ise. Väga kena. Suur tänu, Katriin, Triin ja Sten. Oli väga huvitav kuulata teie mõtteid ja teiega täna siin niimoodi virtuaalselt kohtuda ja ma olen väga kindel, täiesti kindel, et ka kõik need suur hulk noori, kes meid praegu veebis jälgis, on jälle mõnevõrra inspireeritumad. Nii et veel kord suur tänu teile meile kulutatud ja pühendatud ja investeeritud aja eest. Aitäh teile!